Siin lõikame kurdlihist roosi, tõenäoliselt on see valget värvi ja teeme sellist asja selle jaoks, et see kurdlehine roos meil nüüd nagu aias võimust ei võta, teeme väga tugeva tagasilõikuse. Näete, siin on selline vana oks, selle lõikame täiesti maha. Nii, ja noored kasvud, mis on nagu eelmise aasta kasvud, millest me näeme, siis lõikame sellise, ma ei oskagi öelda, 15-20 sentimeetrise kõrguse pealt. Siin on jälle väike pungakene, näete, ja punga pealt sentimeetri kauguselt. Ja teeme seda sama, anname sellise umbes samasuguse kõrguse, nagu me sellele oksale oleme andnud, lõikame ka teised oksad maha. Nii, näete, naks, see läheb väga kiiresti, aga see on väga tige. Nii. Kurdlehise roosi puhul on siin nüüd selline asi, et lõikaks veel ära sellised juurevõsud naksti, et nad ei läheks meil siia muru sisse. Lihtsalt julge, tugev lõikus. Ja sellised harunenud oksad võiks lõigata kas nüüd siia sellise ühe kasvu peale maha või tegelikult võib ka võtta sedasi, et võtame täiesti selle vana kasvu täiesti maha siit. Nii, naksti. Nii, ja siit. Ja lõikame seest ka ära need sellised kuivand oksad. Ja tegelikult, mis me siis nüüd saavutasime? Saavutasime selle, et need põrsed on kõik sellised üksikud ja siit hakkab nüüd ilusti arunemine peale. Muidu võiks vanemal põõsa puhul võiks lõigatada ka maani maha ja noorendada teda maani, aga praegu selle jaoks, et oleks kevadel juba rutem rõõmu aias, siis jäävad praegu need kasvud sellise kõrguse peale. Ja kui tihti siis kevadel, kui mitme aasta tagant siis lõigata aias põõsaid. See oleneb põõsastest, kasvukohast, väetamisest, igasugustest sellistest teguritest. Et ei saa öelda, et ühte põõsast lõikame iga aasta või me peame igal aastal lõikama väga põhjalikult põõsaid. Et tuleb iga aiast tiir teha iga kevad ja siis otsustada. Mõnikord on vaja lõigata, mõnikord mitte.